Tegelikult ma alustasin seda videot juba mõned tunnid tagasi, aga mu aku sai tühjaks, nii et vaatame selle alguse vähemalt ära. Jah, ma kolin. Nagu näete mu selja taga. Kõik asjad kodinad on koos ning olen elanud siin aasta aega põhimõtteliselt. Aga see on üks põhjuseid, miks mind blogis pole põhimõtteliselt olnud. 6 aega. Hetkel olen ma kodutu ja elan järgmine 6 aega enda sõbranna juures või siis Eestis. See video on siis selle kohta, mis on toimunud viimane 6 aega, mis mu elu üldse ees ootab ja miks mind pole 6 aega blogis olnud ja nüüd ma olen tagasi enam-vähem. Alustades sellest, et enamus aega ma olen jooksnud ringi ja see on esimene nädalavahetus, mille ma istun maha nagu praegult ja mul ei ole kohustusi. Kuu algas sellega, et ma olin Londonis koos enda perega ja enamusti oli shopping tour seal ja samuti käisime London Eye'l näiteks. Nii, me oleme siin London Eye siin kuubikus, mis iganes see on praegu ja selline see näeb välja, kes mu selja taga siin on. Me oleme selle sees ühe nendest ning hetkel oleme siin kõigi üleval ja näete kõiki asju. Ja enamasti need peamised turistikohad sai läbi käidud enda perega, mida ma pole viimased 10 aastat, 8 aastat teinud vähemalt, ehk siis perega koos reisimine. Peale Londoni reisi ma olin kõigest nädal aega Taanis ning pakkisin jälle kohvri ja lendasin 10 päevaks Hispaaniasse, kus mina ja minu üks parimaid sõbrannasi või siis lähedasime sõbrannasi rentisime auto ning panime 1000 tuult mägedesse ja elasime kuskil kaugel linnamürast ja lihtsalt olime. Ja see oli lihtsalt super. Meil ei olnud kellaaega, mida me peame üles tõusma, meil ei olnud seda, mida me peame kodus olema, ei olnud mingit tampi peal. Ja me olime ära nende turistikohtades põhimõtteliselt ja võtsime päikest ja nautisime loodust. Ma pidin sellise inimesega olema nädal aega. Ja ta tuleb Kopenhaagenisse veel 2-3 päeva või? 3 päeva! Ära karju! That's just great! That was amazing! Hispaania reisi aeg oli samuti Eesti blogi auhinnad ja siis näitan teile videot, ehk siis mida näidati seal blogi auhindadel, kui mind ei olnud seal koha peal, kuid ma olin ära välismaal. Kas ma lennuke välja? Jah. Tervitused teile Lõuna-Hispaanias, kus ma olen siis hetkel avastamas uusi sihtpunkte, mida õige pea teiega jagada. Ma sooviksin tänada enda lugejaid, kes on taaskord mind hääletanud esikolmikusse ning endiselt motiveerivad mind blogima, mida ma olen nüüdseks teinud juba 11 aastat. Suur aitäh teile ja järgmiste reisideni! Ja 1000 tänu teile kõigile, kes hääletasid mu poolt. Teid oli tõesti topelt rohkem kui eelmine aasta. Eelmine aasta oli mingi 300, see aasta toite 750, nagu 750 pluss eesti keel. Ühesõnaga, ma olen lihtsalt mindblowed, kus te tulete. Te olete lihtsalt vingemad lugejad mul ja kaasahoidjad, ehk siis suur aitäh. Siis 6 keskel ma tulin Hispaaniast tagasi ja üks tantsetrall hakkas pihta, kuna ma pidin kolima välja täna. Ühesõnaga, kuu keskel ma polnud uut elamiskohta ja tegelikult ma sain uue elamiskoha kõigest 5 päeva tagasi. Hetkel on 1. juuli ja kõigest 5 päeva tagasi ma sain kinnituse, et ma kolin 1. augustil siia samasse majja, kus ma hetkel olen. Ja siia kolin koos rahvusvaheliste inimestega ja mis on küll natukene linnast väljas, umbes 30 minutit, kuigi ainult 10 minutiga jalutuskäigu kaugusel minu töökohast. Ehk siis jaa, see on hästi moderne ja mõnus kohakene. Selle 2 nädala jooksul ma käisin läbi nii mitmeid kohti ja sattusin nii tobedatesse olukordades. Tuues teile näite. Ühesõnaga ühel hetkel üks kutt kirjutab seal Facebookis, et tal on ruum pakkuda. Kesklinnas, hea hinnaga, kõik nii. Siis hakkasin sellele kirjutama, vaatan, et see kutt on mu sõbra Eestis. Ja siis taipasin, et see on mu Tinderi kutt
ühesõnaga. Ja kirjutasin talle, et noh, et ma siis sooviks nagu elamist. Kõige pullim koht oli see, et ma olin talle 3 korda korvi anda enne seda. Ehk siis ma polnud kunagi teda näinud ja lihtsalt üle lasknud, et me saame kokku. Kunagi ei saanud kokku. See esimene kohtumine oligi siis korteri vaatamisel, awkward situation, aga jah, sinna ma sisse ei kolinud, aga selline tore olukord satub ka korteri otsingutel. Samuti selle kuu jooksul olen väga palju pühendunud tantsimisele, ehk siis käinud bachata workoutidel, eventidel, ma olen klassidest osa võtnud ja väga palju õppinud kogu selle perioodi jooksul. Ja vaatame, kuidas ma siis tantsin ka juba. Mis sa sellest arvate? Samuti kõigest nädal tagasi, siis mul polnud sel hetkel veel elamist. Mul juhtus selline situatsioon, ma ei hakka detailidest laskuma, aga ma pidin minema ühele festivalile ja maksma selle eest väga palju raha. Ma ei taha sellest rääkida, see oli minu fail, aga ma sõitsin Liisaga koos, see on Liisa ruum praegu, Liisaga koos sõitsime Odensesse, kus ma kunagi elasin ja läksime festivalile. Festivalil oli Soundball. Väga vinge elamine jällegi oli ja see oli lahe. Ja see oli esimene moment üle pika aja, kus ma lihtsalt lasin end vabaks ja lihtsalt me olime seal. Ja see oli 3-päevane festival, Soundball, Afrojack, Jonas Blue, kes seal veel oli, igasuguseid ühesõnaga. Ja see oli siis nädal aega tagasi. Mis nüüd must edasi saab? That's what I'm asking myself as well. Don't worry. Ühesõnaga, minu kindel plaan oli minna magistrisse see sügis, aga juhtus niimoodi, et ma kandideerisin natuke tolan nagu ma olen. Vahepeal kandideerisin ainult 2 kohta, 1 ülikooli ja ma olin nii kindel, et ma saan sisse. Aga läks asjad näi teistpidi ja mu ainepunktid puudusid põhimõtteliselt. Ehk siis ma ei lähe see aasta magistrisse, nagu mul plaanitud oli, vähemalt praeguse seisuga. Ja edasised plaanid lähevadki siis ehk siis reisimine, töötamine, enda projekti ajamine ja võimalikult palju õppimine ja enda arendamine. Ehk siis ma keskendun väga palju endale see aasta ja ma olen väga põnevil, sest ma tahan end väga proovilega panna terve selle perioodi jooksul. Ehk siis vaatame, mis see aasta välja toob sellest kõigest. See on siis kokkuvõte kõigest ja näete järgmistes videodes ja tšekkige mu blogid ka siis vahepeal. Teid on nii armas vaadata, te ikka tulete mu blogisse ja te olete nii armsad mulle. Aga jaa, näeb teid siis. Tšauki!